Räägime laekumistest. Laekumised võivad tekkida meile nii, et me oleme vormistanud arve saatelehe, meil on see kinnitamata, me valime maksmise viisiks siis mõne tärniga märgitud laekumise viisi, on see siis maksekaardiga või sulas, no valin praegu sularahas, ja kinnitan selle arve saatelehe. Arve saateleht saab numbri ja tekib automaatselt sellise makseviisiga laekumise kanne, et niimoodi tekib juurde laekumisi. Lisaks võib olla, et me impordime laekumisi netipanga laekumiste CSV failist. Meil on siis erinevatel pankadel erinevad sisselugemise variandid. Vastava panga alt tuleks valida arvutist välja oma laekumiste CSV fail. Seda faili ei tohiks olla eelnevalt avatud ega redigeeritud ja tehakse impordi. Selle tulemusena tekivad müük ja laekumised alla laekumise kanded ja juhul, kui ei tuvastata seda arvet ära, siis on see arvelahter tühi. Kõiki vabu laekumisi ja tasumata arveid saab seostada müük ja seosta laekumised arvetega all. Programm pakub välja kõiki vabu laekumisi ja tasumata arveid kliendipõhiselt. Märgitakse ära, millistega seotakse ja öeldakse käsklus seosta. Selle tulemusena müük ja arved all antud arve on siis loetud tasutuks ja ka nii tekib talle siis see laekumise kanne peale. Ja loomulikult on võimalik, et sellist laekumiste importi on tehtud hoopistükkis läbi Erpli Buksi ja ta on süngitud Erplisse.